Tere, mina olen Jaana ja ma töötan Tallinna Keskraamatukogus. Tahan teile tutvustada ühte väga toredat ideed, mida teha neil päevadel, kui igavus on üle pea kasvanud. Muidugi leiab palju toredaid mõtteid meisterdamiseks ja ideid mängimiseks ka raamatutest. Näiteks Sipsiku raamatus, kui Anul igav on üksinda kodus. Mis ta siis teeb? Koos venna abiga ehitavad nad televiisori ja joonistavad isegi filmid sinna sisse. Või Andrus Kivirähki raamatus Kaka ja kevad. Mida teeb kartul, kes on mulla sisse unustatud ja tal hakkab igav seal? Mida ta teeb siis? Uurige järele. Pipi Pikksuka raamatus on kirjeldatud paari toredat mängu, mida Pipi mängib koos Tommi ja Annikaga oma sünnipäevapeol või lahkumispeol. On selliseid raamatuid, kus ainult mängud ongi sees ja meisterdamist ideed. Aga kui kõik raamatud on ära loetud ja mängud ära mängitud ja õue mänguväljakule ikka minna ei saa, mida siis teha? Siis tuleb mänguväljak endale tuppa tuua ja ehitada valmis üks tore takistusrada. Selleks ei ole vaja mitte midagi muud kui need asjad, mis kodus juba olemas on. Toolid, lauad, natuke ajalehti või paberit, natuke teipi, liimi, kääre, pliiatseid, võib-olla ka nööri. Ja meisterdamist jätkub mitmeks päevaks, kui põhjalikult ette võtta. Aga saab ka kiiresti valmis teha. Kas hakkame pihta? Läkski sisse. Mina olen ainult. Sa pead siis uuesti viskama lihtsalt, muud midagi. Mis numbri said? 5 hüpet. Mul on jälle suur number. Näita mulle ka, mis numbri sa said.
noh, 12 hüpet edasi-tagasi. Ma nii valima. Ai, mitte mulle pihta. Et pinget oleks rohkem, võib teha võistluse ja arvestada punktisummasid. Ja lõpuks jagada loomulikult ka auhinnad parimatele.